tere Eestimaa ja jõukas virulane. Kõigil on mingi rikkus, mõnel poliitiliselt hea palk ja väiksed mahinatsioonid, väike üleolek, kellel väike korter kõrgete maksudega, ka seda tuleb hinnata. On erinevad ajad ja erinevad karmad ja olen andmas välja raamatut Jüri Rahva Ligi. Et see Ligi tulebki mul sellest, tegelikult mul ennem oli teine perekonnanimi, aga poliitikuna, et rahvas tunneks, et ma olen kogu aeg neil hästi ligi, ma ei lähe ära. Alati minu peale saab toedata. Olen väsinud sellest mõnitamistest ja tagarääkimistest ja mahategemistest, sellepärast tegin naljaraamatu, kus ma kirjutan oma elust naljakaid juhtumeid. Ja olete valmis siis 300 lehene raamat, 500 € maksab, kõik võtt ostma, et natuke siis paar reklaamilugu sealt. No, olen hästi töökas mees, aga vahel ikka natuke laisklen ka ja naised ei saa aru, et iga mees, kes lebab diivanile, mitte midagi ei tee, ta võtab soodsat energiat universumist ja suunab selle naisele, et naine oleks edukas, ilus, eks see lööks läbi, aga naised seda kahjuks aru ei saa. Lapsepõlve mälestustes mul oli naabrimees, kes oli alkohoolik ja õpetas mulle maast madalast ka napsi võtma natukene, eks ju, aga mulle ta meeldis, ta oli nutiga vend, et ütles naisele, et kui ma loteriiga võidaks, et mis ta teeks, naine ütles, lahutaks sinust kiiresti ja vanast parmust ja võtaks pool raha. Aga noh, see mees, Aap oli ta nimi, võitiski just 50 € ja andis naisele 25 € ja ütles, et võtke oma asjad, palun daam ja kaduge oma silmapiirilt. Nii kavalalt sai lahti, eks ju. Noh, ei soovita kellelegi, aga nii oli. Nii, ma ei saanud kunagi aru, järgmine nali, vahepeal naerama ka mõttes, et kuidas need loomaliigid nii erinevaid huvitavaid asju teeb, kaks või see kiisukegi lakub ja piima. Niimoodi lakub, et kuidas ta saab seda piima niimoodi, aga nüüd ma mõistan kassi, sest ükskord köögis mul kukkus õlle nagu põrandale katki ja väga kiiresti see õlle sealt põrandalt ülesse keelega. Nii, igal pool Euroopas, kultuurses Euroopas peetakse alkoholismi haiguseks, et meil Eestis, võib-olla see ongi meie Eesti Nokia, on nii, et kui sa ei joo, siis küsitakse vastupidi, et kas te olete haige. Noorpõlvelood siis minu enda elust. Oli siis, tüdrukuga käisin väljas ja tulid seal Kadriorus mingid pätid tulid, ma panin jooksu. Tüdruk pärast järgmine päev, et oled sina ikka argpüks, ma ütlesin, et mis argpükst, eks ju. Tüdrukuid on palju maailmas, aga oma emale ma olen ainuke poeg. Võt selline võimas poliitiline argument. Võib-olla järgmine lugu oleks ka minule, aga noh, tegelikult ma olen ikkagi kõige targem mees, aga kui sa oled mingis toas kõige targem, siis on ainult 2 varianti, kas sa oled üksi selles toas või sa oled vales toas, nii et mõtteainet on. Paneme siis viimase villase, mis näitab, et ma olen ikka selline hea huumoriga mees ja see huumor ja nali on alati mind saatnud ka poliitilistele otsustele siis ja huumoriga ma vaatan ka siis, kuidas Eesti rahvas siis mõrudat naeru läbi pisarate teeb, et ärge siis unustage mu raamatut ja pane viimase killu, et iga puhkepäev ma räägin, et Vello, sa pead joomise jätma, aga pärast on nii hea olla, sest õnneks minu nimi ei ole Vello, nii et napsutage edasi, kui on raske, pange siis, kui raha ei ole, mingit odavamat kraami.